tere! Ja ma ei plaaninud küll täna teha kaardi lugemist ka, kuid tuleb välja, et astroloogid räägivad, et täna, 24. juuni 2025 on siis väga erakordne selline päev. Seda nimetatakse aasta kõige õnnelikumaks päevaks. Miks? Sellepärast, et planeet Jupiter, mis on siis külluse ja rõõmu ja kõige hea ja parema planeet, on joondunud Päikesega. Ja see teeb sellest sellise haruldase ja rõõmuküllase ja küllusliku päeva. Nagu magnetiseerib kõike head. Nii et vaatame, mis minu kaardid selle kohta siis ütlevad, et kas see on ka tõde. Mina ei ole astroloog, eks ju, mina ei ole astroloog, aga vaatame, mis minu kaardid selle kohta ütlevad, et kuidas sellega kollektiivis on, et kas see on siis tõde, et kas Jupiteri ja Päikese joondumine, et kas see tõesti on siis, mis seal toimub, mis selle sõnum on, mis selle joondumise sõnum on siin minu kuulajatel, vaatajatel. Vaatame, mis siis täpsemalt toob kollektiivis seda. Olgu. Näitab, et taassünd on. Uus algus, emotsionaalne küpsemine. Oi, väga palju inimesi on siin. Mida see joondumine endaga siis täpsemalt kaasa toob? Väga palju inimesi ja näitab taassünd. Torni näitab. See kõik vana, ma isegi ütleks mingi võimu võitlemine lahustub, kukub ära. Ja väga suur kaitse on siin. Tasakaal. Ühesõnaga, siin on väga palju kuningannasid ja kuningaid. Ja joondumine on kaitse. Joondumine on kaitse. Väga küpsed energiat. Esiteks tulid 3 kuningannat välja. Sauade kuninganna, karikate kuninganna ja mõõkade kuninganna. Põhikaardina tuli müntide kuningas, kes kaitseb midagi. Kes kaitseb midagi läbi kogemuste. Tal on endal olnud selliseid kogemusi, kus ta teab niisugune nagu street wisdom, vaata selline tänavakultuuri kuidagi tarkused ja ta teab, kuidas ennast kaitsta ja ta teab, kuidas seeläbi ka teisi kaitsta. Taassünd on tekkinud läbi mingi kommunikatsiooni, täitsa uus algus milleski. See on erinev, inimestel on see erinev, mis see taassünd, milles võib see olla, kuid läbi kommunikatsiooni. On siis emotsionaalselt küpsemaks kasvatud. Ja siin on 3 kuningat, siin on ja 3 kuningannat. Kuningad on müntides, karikad, mitte müntides, vaid müntide kuningas, karikate kuningas ja sauade kuningas. Ja nad kõik kaitsevad. Nad on küpsed energiat. Ja mulle tundub, et nagu mees ja naisenergiat joonduvad. Kui ma küsisin enne, mis siis joondub selle joondumisega, mis siis muutub või mis õnne see toob, siis siin joonduvad mehed ja naised, küpsed mehed ja naised joonduvad ja on torn ja taassünd paremuse poole, võimuvõitlus kukub ära. Tasakaal, tuleb tasakaalukaart ka. Tasakaal ja kaitse.
täpsustust. Tundub, et siin on siis joondumine meeste ja naiste vahel, suhete vahel, mingi küpsemine on siin kindlasti kohe. Küpsemine ja kaitse. Läbi suhtluse mingi võimuvõitlus tasakaalustub. Siin kaardipaki põhjas on ka sõbralikkus. Just mina näen ka, et meeste, naiste vaheline, kuidas öelda, hea sünergiline niisugune head suhted. See on, mis õnne pähe on kuidagi, et see on nagu tuleb eriti esile. Sellised rahuloome või midagi niimoodi. Vaatame, mis minu kaardid veel ütlevad. Ja huvitav, et erinevad kaardipakid räägivad samamoodi. See puu on ka kollane ja roosa. Vaatame. Ja mingi lein on ka ära. Läbi kurgukeskus ja läbi kommunikatsiooni on mingi tasakaal tekkinud. Meie keha on ise tervendava oskusega ja leinatöö on siin olnud. Ja seeläbi tekib liikumine. Soovitus, aeg. Aha. Tunnustussõnad, väljendusrikkus, tõde. Ja kas siis läbi sõnade kuidagi on see tasakaal tekkinud, kas siis läbi tunnustuse või väljendusrikkuse või tõe mingi tasakaal tekib võimuvõitluse asemel. Noh, seda hästi rõhutab mitmed kaardid. Tekib tasakaal, siin näitab ka tasakaalu sümbol. Rahu majas, niisugune aus ülestunnistus. Midagi on nagu, kuidas öelda, mingi saladus on... Mis see saladus tähendab siin? Saladus seoses kuldse südamega ja keha, meel ja hing. Mis saladus? Alkeemia, looming. Hing, kogukond, pesakond. Mingi saladus on tulnud läbi või võib olla selle saladuse all, võib olla ka nii, et teadmatus. Vaata, kui me suhtleme, naised ja mehed suhtlevad, siis nad saavad aru, et okei. Mina mõtlesin niipidi, sest tavaliselt mehed mõtlevad niipidi, naised mõtlevad naapidi. Ja siis tekivadki arusaamatused või segadused või saladused või mõistmatuse pimekohad. Tundub, et siin nagu on läbi kommunikatsiooni see muutunud. Et siin on hästi tugev ka kaitse. Mis asi see kaitse on siin? Andmine, jagamine. Kaitse on justkui nagu koostöö meeste ja naiste vahel ja samas osa nagu ka kaitseb teiste eest. Mingi huvitav dünaamika on siin. Hästi palju rahvast. Looming, alkeemia, küsimus, täht, veevala ja koer. Ai, kui huvitav. Ma ütlesin, mis kaitse see on. Vaata, kui ma vaatan seda, siis siin on täht, veevala ja koer.
ja spiritual animal, ämblik, veeb sulgudes. Ma olen viimasel ajal väga palju rääkinud sellisest nagu mustalese teemast ja tegelikult ma täna tegin selle kohta ka teatud mõttes, viimasel ajal ma olen teinud nende kohta videosid ja mulle tundub, et siin on nagu väga huvitav, siin on teatud sektori inimesi, kes kaitsevad teineteist sellesama energia eest ja tasakaalustavad seda. Mingi taipamine, mingi saladus, vaata ennem oli ka saladus, mingi saladus on välja tulnud ja see on loonud tasakaalu, see on loonud kaitset, see on loonud küpsust, emotsionaalset küpsust. Siin on nagu päris paljud liidrid on astunud välja ja just nimelt, et siin tuli ka üks välja, vaata, see müntide kuningas tuli ka sellisena välja, et temal selja taga on juba selline kogemus olemas ja ta teab, kuidas ennast ja teisi seeläbi kaitsta. Väga, nüüd ma hakkan nagu aru saama. Ja sõbralikkus, koostöö, see näitab ka, et teatud sektori inimesi teeb koostööd ja kaitseb mingi teise sektori eest. Just mul tunduski, et meesenergia ja naisenergia tasakaal ja niisugune kaitse ja sõbralikkus, aga kaitse siis selles mõttes, et naiste omavahel mingite asjade eest, nad tunnevad ennast puudutatuna, sest see ämblik, eks ju, see sama teema, nad teavad, et siin on mingi selline, ma näen, et kui ma vaatan nagu loogiliselt, siis on see energeetiliselt ka kerinud sinna, nii et see saaks lahenduse just täna siis, lucky day, vaata. Et täna see pöördepunkt on siis täna, nüüd ma saan aru, mida universum tahab öelda. Küllus, eks ju, kaitse, Jupiteri kohtad on väga nagu tore planeet, eks ju, küllus ja kõik. Ja kuidagi nagu meesenergia tervendus on siin. Ja naisenergia küpsus ja tervenemine ja naisenergia tasakaal ja kaitse. Hästi huvitav. Taassynd, fööniks. Ja eneseareng, edu. Sellised minu kuulajate vaatajatel siis spetsiifiliselt on just sellised, oi, siin tuleb ka üks sektor välja tuli. Et praegu see on ka viimasel ajal välja tulnud. Kingitused, üllatused, preemiad. See kingitus ongi see, et kingitus teineteisele. Pane tähele, valed välja. Me ennem rääkisime sellest. Kaksikleek tuleb ka huvitav välja. Võib-olla sellepärast, et Jupiter on joondunud päikesega ja see võib olla nagu päris selline põlev või tuline hot on ju. Ja Honsha Shonen, meesenergia kohalolu. Üks see sauade kuningas tuli eriti kaitsvalt niimoodi kuidagi. Müntide kuningas oli hästi maandatud, kogemuslikult teadlik, tark ja ka kohal olev ja toetav. Naisenergiates oli nii, et on olnud võimuvõitlus, kuid ka siin on tekkinud tasakaal ja suurem kaitse. Läbi mõistmise, läbi kommunikatsiooni. Ja naeratus tuleb. Minevik ja naeratus. Naeratus on kohal, ela kohal. Siin ja praegu see nau tuli ka ennem hetkes siin ja praegu. Naeratus on ka küllus, see on nakatav, eks ju. Ja kui ma tajun praegu, siis mul on minevik on paremas käes ja naeratus on vasakus käes. Sümboolselt parem käsi tähendab siis tõepoolest ka alateadvuses nagu minevikku, ka konstellatsioonis minevikku ja vasak siis tulevikku. Vasak pool tulevikku, eks ju.
ja vastuvõtmine ja on vasak ja andmine on siis parem, et kuidagi nagu näitab, et ela hetkes, eks ju, et ja jaga armastust ja naeratust. Ela kohal, selles mõttes see niisugune kohalolu naeratus, et sul on nagu nii elad hetkes, eks ju. North Node, sisemine välimine. Oi, kui tore. Sisemine välimine ja joondumine ja North Node. See on väga ilus praegu, mis tuleb. Väga, väga ilus. Üllatav, aga ilus ja ma soovin seda sulle. Ja väga tervendavad energiad. Kui see sulle kõnetas sind, siis pane like, siis ma tean, et et minu kuulajatel, vaatajatel on siis, nemad tunnevad ära, et neil tõepoolest midagi sellist on hetkel kas tänasega või siis niimoodi here and there kaks päeva siia-sinna toimumas, et see on tore. Jaa, see on väga-väga tore. See on tähistamist väärt lausa. Küllust, tähistamist, Jupiter ja päike. Hästi. Pane like, kui see sind kõnetas ja loodan, et sa said siit midagi. Kõike head, nägemist!